Tere hommikust minu poolt siit Pallase keldrist. Mul on väga hea meel teile siin esineda. Ja nagu Mirjam ütles, siis võiks lühidalt öelda, et pärand kõlab digimaailmas väga hästi, lausa suurepäraselt. Tänases ettekandes ma võtangi siis natukene arutada pärandi ja digimaailma seoseid. Et digitaalne tehnoloogia ja digitaalne kultuur meie ümber tunduvad arenevad kohutava kiirusega ja kõik me oleme nende muutuste tajujad ja nende muutustega kaasaminejad, kes rohkem, kes vähem, kes edukamalt, kes vähem edukamalt. Muidugi seeme nendeks arenguteks pandi mulda juba üsna ammu, oma 80 aastat tagasi. Nimelt toimusid siis 20. sajandi 40. 50. aastatel sellised Macy kübernetika konverentsid, kus tegelikult arutati kõiki neid digimaailmaga seotud küsimusi, kus tegelikult loodigi infoteooria. Seal osalesid sellised tuntud mehed nagu Shannon, Wiener, John von Neumann. Esireas pildi peal näete ka istumas ühte daami, kes on Margaret Mead, ehk siis väga tuntud antropoloog. Et nendest konverentsidest võtsid osa tõesti väga erinevate erialade inimesed ja tegelikult seal pandigi paika kõik see, mis meie maailmas praegu, mida me kutsume digimaailmaks. Ja remargi korras võib öelda, et vähemalt mulle tundub, et ühtegi teist samaväärset läbimurret meil ka veel toimunud ei olegi. Tavapäraselt ja loomulikult kogu see nüüd juba praktiliselt 3 inimpõlve kestnud maailm on ju ka osa meie pärandist. Kas või siin näete mõnda arvutimuuseumit, kuhu me kogume kõike seda, mis digivärgiga seotud on. Tavaliselt käsitletakse digitaalse ja pärandi seoseid sellises kahes mõõtmes. Ühelt poolt siis digiinfo ja kõige sellega seotud säilitamine ja teiselt poolt siis erinevad digitaalsed meetodid ja tehnoloogiad, mida kasutatakse pärandi säilitamisel. Neid kahte poolt ka väga hästi tänane ettekandepäev võtab kokku ja nendest mõlematest asjadest ka siin põhjalikult räägitakse. Mina tahaks natukene peatuda võib-olla mõnedel sellistel olemuslikumatel ja sügavamatel muutustel, mida digitaalne kommunikatsioonitehnoloogia on maailma toonud ja loomulikult siis ka, mille kaudu toimub pärandi mõjutamine. Peatumata sellel siin, mis asi see informatsioon on, võib öelda, et ta on lahutamatult seotud kommunikatsiooniprotsessidega. Siin te näetegi siis Shannoni poolt sellist loodud, jällegi nende samade Macy konverentside käigus loodud informatsiooni protsessi sellist mudelit. Ja kui ma seda mudelit vaatasin, siis te näete, et poeetiliselt väljendudes on see kommunikatsioon ja info midagi sellist, mis pürgib nagu edasi, mis pürgib tuleviku poole. See on väga selge siis, kui me mõtleme mingisuguste nii-öelda asümmeetriliste kommunikatsiooni aktide peale. No ma näiteks kirjutan raamatu, aga ma ei tea, kes seda loeb, kuna seda loetakse, millistes tuleviku raamatukogu keldrites või arvutiserverites ta peitub. No sellise asümmeetrilise kommunikatsiooni eksemplaarseks näiteks võib tuua selle Voyageri kosmoselaeva pardal asuva plaadi. Vasakul pool on siis see plaat ja paremal pool selle plaadi ümbris, kuhu on salvestatud erinevaid pilte, hääli, muusikapalasid maast. Ja loodetavasti keegi kunagi seda ehk suudab lugeda. Umbes 40 000 aasta pärast jõuab see kosmoseaparaat esimeste tähtedeni. Pärand on ju tegelikult täpselt samasugune asi. Me tahame midagi säilitada minevikust ja anda seda edasi tulevikule
tegelikult täpselt ju teadmata, milline see tulevik on, kas see tulevik üldse tuleb, kas keegi sellest pärandist ka midagi hoolib. Loomulikult tahame me võib-olla veel rohkem midagi enda ajast edasi pärandada. Nii et sarnaselt sellise kommunikatsiooniaktiga ka pärand pürgib tuleviku poole, püüdes haarata tegelikult sellist praeguse ajal ju nii-öelda hoomamatut kasutajaskonda. Digiinimesed räägivad siin määratletud kasutajaskonnast, kes tulevikus peaks olema võimeline säilitatud infoobjekte uuesti kasutama. Ja me peame siis seda nii-öelda arvesse võtma ja proovima säilitada ka erinevat metaandmestikku ja täiendavat teavet, mis meile need digiobjektid üldse kasutatavaks teeks. Aga jah, ega me tegelikult ju ei tea, milline see tulevik on. Pärandi ja tuleviku seoseid on võib-olla rohkem hakatud käsitlema tõesti viimase 10, rohkem veel 5 aasta lõikest. Ja minu arvates see on tõesti üks selline äärmiselt oluline asi või valdkond või teema, millega me peame kohe kindlasti tegelema hakkama. Ja selle teema esiletõusul kindlasti on digimaailmal, digitehnoloogiatel ja digikultuuril nagu oma selline mõju olnud. Me ei tegele enam objektidega, me ei tegele enam ka objektidega, milledega on seotud väärtused, vaid me tegeleme selliste sotsiaalsete võrgustikega, kus üheks osaliseks on väärtustega seotud objektid. Ja kogu selline tulevikku suunatud mõtlemine on pärandi juures, ma arvan, see on täiesti fundamentaalne probleem ja fundamentaalne ülesanne, mis meil ees seisab. Kui me sellega ei suuda tegeleda, siis vaevalt meid kellelgi ka vaja on. Nii et see on ka meile selliseks eksistentsiaalseks ülesandeks. Ja jällegi, võib-olla nagu poeetilisemalt proovides seda väljendada, siis pärandilood peavad olema kui sümfoonia, mis haarab kõiki osalisi kõikides erinevates maailmades. Miks on digitehnoloogiad ja see uus kommunikatsioon meile nii ligidale pugenud, miks see meile nii tähtis on? No sellepärast, et need tehnoloogiad võimaldavad väga lihtsalt luua uusi kommunikatsioonikeskkondi. Inimesed ongi sellised kommunikeerivad loomad. Kõikide elusolendite põhiliseks ülesandeks on ju keskkonnas ellujäämine. Et inimeste korral on selleks keskkonnaks valdavalt teised inimesed. Et nendega kommunikeerumine ja nendega suhtlemine on nagu kõige olulisem asi meie elus. Ja digitehnoloogiad on siin toonud kaasa sellise huvitava isegi paradoksi, et ühelt poolt on meil infot hästi palju, teiselt poolt see info tundub, et on muutunud järjest ebapüsivamaks. Et me ei ole enam kindlad, mis asi on tõde. Kusagil ta on olemas, aga igaühe jaoks on ta natukene erinev. See ei ole iseenesest mingisugune uus nähtus, aga digitehnoloogiad on toonud selle niimoodi pinnale ja me näeme seda tõesti iga päev enda ümber. Ja loomulikult ei jäta see ka pärandivaldkonda puudutamata. Et selline digimaailma pärandi käsitlus, et seda kutsutakse ka siis inimeste keskseks pärandi halduseks ja selle asja mõte on ju selles, et me proovime järjest enam inimesi ühendada pärandiga ja et me proovime võtta arvesse seda, mismoodi pärand suudab inimeste elu praegu ja tulevikus paremaks teha. Kunstajaloone Juhan Maiste on siin ka tsitaadis, mida ma teile juba kunagi ühel koosolekul olen juba enne näidanud, seda ka väga hästi öelnud, et me ei saa ainult keskenduda minevikule, vaid me peame pöörama oma pilguga tuleviku poole. See on pool meie töös, see on võib-olla isegi praegusel hetkel selline olulisem osa meie tööst. Ja loomulikult ei saa jätta mainimata, et kõiki neid muutusi, kõikide nende muutuste taga on selline
ühelt poolt hästi lihtne asi, aga teiselt poolt hästi keeruline asi, eks. Info esitamine nullide ja ühtedena. Suur tänu teie kulutatud aja eest ja kui kellelgi on küsimusi, siis ma kuulan hea meelega ja proovin vastata. Aitäh teile! Mul jäi enne hästi tähtis informatsioon teile jagamata. Ehk siis siin samas Worksapi keskkonnas te saate Kurmole esitada küsimusi, vajutades Kurmo pildi juures olevale Q&A nupule. Ja siia on tulnud 2 küsimust sulle, mille ma sulle ette loen. Esimene küsimus, kuidas konservaatori töö nende muutuste valguses tulevikus võib muutuda, näiteks 10 aasta pärast? Kindlasti muutub see töö järjest enam digivahenditega seotuks. Et ta on juba praegu niimoodi seotud, eks. Et me ju tegeleme dokumenteerimisega ja kõik me kasutame selleks digivahendeid. Me saame teha 3D-mudeleid enne, kui me asume füüsiliste objektide kallale. Ja loomulikult kõik see, mis on seotud siis digiinfo, nende samade mudelite, kõige selle enda säilitamisega. Järjest enam on seotud, mitte midagi ei ole ju teha, et see on täiesti loomulik. Aitäh. Ma igaks juhuks ütlen, et ka teie, kes te siin saalis olete, et ka teie saate küsimusi küsida ainult läbi Worksapi, et ma teile siin lihtsalt mikrofoni ette ei anna. Ja veel üks küsimus. Mis sa arvad robotkonservaatorist? Kas seda oleks vaja ja kas see võib kunagi tulla? Kindlasti võib tulla, kui meil on juba robotkirurgid olemas, siis miks mitte ka robotkonservaatorid. Kui palju nüüd seda otseselt vaja on, selles ma kahtlen, aga ma ei tea, meie pärandi hulka kuuluvad ka näiteks Apollo kosmoselaeva maandumisplatsid ja kogu see tehnika, mis sinna kuu peale jäi. Et kui meil on neid vaja konserveerida, siis ma eelistaks ilmselt sinna saata robotkonservaatori. Suur aitäh sulle. Väga head vastused ja väga hea ettekanne. Aitäh, Kurmo. Hästi õnnestus see Zoomi asi meil.